nii. Tänaseks siis lõpetaks siis ühe niisuguse jutuga. Eesti niisugune esimesest tõsisest siis teeekspeditsioonist. Lugu on selles, et SSV oli niisugune kiirelt arenev ja masse haarav siis tööviis ja see võimaldas siis poonel väga kiiresti igalühel oma maade arvu kasvatada. Ja kui esimene siis ekspeditsioon Franz Josepi maale Saipendil, Franz Josepi maa on eraldi maateeksisi jaoks, oli 62. aastal siis Laputini poolt UA3. See oli Laputini poolt korraldatud ja väikese võimsuse oli see saatjaga ja siis eriti kes kui palju seda siis maad juurde sai, igatahes nõue oli väga suur ja Franz Josepi maa teeksisi, nõutud teeksisi maade nimekirjas kippus sinna väga sinna ette otsa trügima. Ja siis tekkiski 71. aastal niisugune ilus idee, aga mis siis on, kui me läheksime ja Eesti mehed teeme ära. Ja mõeldud tehtud ja siis septembrikuus 71 sai siis kiri tehtud Nõukogude Liidu Raadiospordi Föderatsioonile, et palume siis toetust ja et me neid niisugust asja tahame ette võtta. Vaikus. September vaikus, november, oktoober vaikus, november vaikus ja lõpuks siis jaanuaris siis tegime Moskvas uue järelepärimise, kus siis on see asi. Ja siis tuli vastus. Seoses transpordvõimaluste puudumisega ei saa. Ühesõnaga leiti põhjus, muud ei oska seal midagi öelda. Aga me olime vahepeal juba teatud mõttes niisuguse moraalse ettevalmistamise käivitanud, et valisime välja meeskonna, kes sinna läheb, sinna pidi minema 4 meest. Siin Arvo, Charlie Viski, Tõnu Delta Viski, siis oli Peedu Toomela, ta oli siis klubi nõukogu esimees vist oli siin vahepeal ja niisugune aktiivne sell oli ja nii edasi ja mina. Aga kui ära tuli ja siis Tõnu pidi organiseerima hakkama vasade tegemist selle ekspeditsiooni jaoks, aga kui ära öeldi, siis oli täielik stand-by ja järsku mul on, siis on päevikus on siin meil kirjas niisugune asi, et 21. märtsil olime me Sauli juures, mina olin asetäitja föderatsiooni alal ja Tõnu oli sekretär, olin Sauli juures ja Saul siis teatas, helistati Moskvast ja öeldi, et 2 meest võib minna. Põmm, meil ei mitte mingit ettevalmistamist, aega 1 kuu aja pärast minek. Tere talv. Ja siis mõtlesime kõigepealt, et hea küll, et see on niisugune suur võimalus, peaks kasutama, aga kas me kuramust saame hakkama selle asjaga? Istusime maha, arutasime, otsustati kõigepealt, et need patujuurikad on, kes siis sinna peavad minema, siis on Tõnu ja mina ja tegime niisuguse plaani, kuidas siis asja siis edasi ajada ja hakkasime need ettevalmistamistega pihta. Põhimõtteliselt oli siis niimoodi, et vasa küsimus, see transceiveri küsimus oli muidugi õige raskem küsimus. Ja sellele nagu me alguses mingit tarka ei osanud välja mõelda, aga just siis oli Slavka UR2QI ostnud omale UV3DI esimese variandi transceiveri. Ja sellega ta valmistus osa võtma Nõukogude Liidu meistrivõistlustes. Ja nüüd me tahtsime seda Slavkalt transceiverit ära ajada. Me käisime Tõnuga siis tema juures kodus, see oli 5. aprillil, jah? Jah, on 5. aprillil. Mul on kirjas ära seal. 5. aprillil seal ja tema oli ikka üks tõsine hamm ja ma ütleksin niisuguse laia sehtiga vene mees või nii. Ütles, et kui me seest
ei koogi selles transceiveris midagi, siis võime võtta. Muidugi esimene asi, kui transceiveri võtmis oli see, et Tõnn tegi tal ritti ringi ja vintas laiemaks ja splitti saaks töötada. Ma vaatan, et viina veel peale ei joodud. Ei, see tuli hiljem. Nii, siis minu ülesandeks jäi valmistada kuup, niisugune kokkupantav kuup ja üldse antenni probleemid. Ja Tõnu siis, seal oli just, ta oli ennem teinud ja pooleli oli see GU34 lõppaste, tema kukkus siis seda lõpetama ja häälestama. Ja siis kokku sobitama ja kõik nii edasi transceiveriga. Ühesõnaga hirmus töö rabistamine läks lahti. 15. ja 16. aprillil on kirjas, proovisime siis minu juures, UR2AR juures siis seda antenni. See oli mõeldud selliselt, et meil oli neli 2,3 meetrist alumiiniumtoru, üks 60 millised, need on mastiks ja kuup oli seal üleval ja need, mis ta siis teeb, 8,9,3 meetrit, 9,2 meetrit, 9,2 meetrit, siis on buumini ja kõrgus ja siis ma ei tea, meil oli tarkust mõelda, kuidas seda teha, et kõigepealt tegime talle kanna, et maa peale midagi toetada. Siis me tegime niisuguse kronsteini, oletasime, kuhu me läheme, et see on mingisugune polaarjaamas, et seal on majal on katuserääst, et peab olema katuserääst, et maha toetame välja ja siis niisugune kronstein, millega ta siis seina peale kinnitatakse. Sai instituudi, ma töötasin siis instituudi töökohas tehtud niisugused roostevabast, niisugused vihased värgid. Ja siis oli niisugune sulgur ka niisugune eebliga, plõks, keerasime kinni ja siis ta oli stoperdatud. Ja nii täpselt see sobis, pärast tuli välja, kui vähegi veel saab. Ühesõnaga panime kuubi üles ja mul oli siis 3-elemendiline kuup ja me võrdlesime ka, minul oli 2 korda kõrgemal ja 3-elemendilise, 2-elemendilise vahe oli ja erineval kõrgusel, üks oli siis 8 meetrit või 9 meetrit, teine oli siis, mis mul seal oli, 17 meetrit või umbes nii. Et see oli umbes 2 palli oli vahet. No aga tegime kuubi häälde ja pärast tuli välja töötustes küllalt hästi ikka. Nii, 18. oli siis veel niimoodi, saime kätte poroloonid ja blanketid. Me tegime niimoodi, meil oli logipäeviku lehed ekstra trükkisime, selleks oli vaja saada kõik kirjalik luba klavlitist ja niisugust asja trükkida ja nii edasi. Ja siis lennuklubist saime talvevarustuse, niisugused soojad püksid ja mürgid ja Tõnu sai siis untad omale jalga, niisugused lendurid omana, kuna mul on jalg 44 ja kui need untasid nii suur ei olnud, siis mul anti lubjavindi ja ma pean ütlema, et need olid õudselt head asjad seal põhjas. Nii, ja muidugi, mis me tegime korralikud pakendid, transpordipakendid. Me lasime ühes töökohas teha Kuldanist niisugused, need kõik näiteks antennimastid, antennid, kõik oli üks pakk, kõik ilusti pannadega, oli pannadega vist tõenäoliselt kinni ja kõik, ühesõnaga käes või sangad kõik küljes ja need kõik saaks kanda ja kõik need olid, said ära tehtud. Lõpuks siis kõik oli valmis, kaalusime ära. Lõppaste 50 kilo pakendist, ta oli koroloni sees igatpidi ja vasaja kaablid 40 kilo, antennikott 57 kilo, seljakotid, 2 seljakotti kokku 30 kilo. Nii, ja enne seda oli muidugi paberi vahetus või igasuguseid paberid oli vaja ajada, lubasid ja muidugi üks kõige niisugune kurioossem lugu oli see, et meile tuli telegramm, seal, kui te näete välja pandud, välja lennu jaoks, et palun andke piiriluba. Moskvast tuleb telegramm, me võtame need paberid näpu vahele, läheme miilitsa osakonda Tõnuga. Seal on üks kuradi venelannast miilitsa major, ütleb meile 10 päeva on vaja oodata, et saad. Kuidas 10 päeva? Me peame paari päeva pärast ära lendama, nüüd tegi 10 päeva. Mitte mingisugust 10 päeva ja kõik röökis meie peale seal ja
noh, tulime Lintalonta sealt ära ja siis tuli kaval mõte, et selles Alma Keskkomitee juures nagu igas tol ajal kõrgel organisatsioonis oli ju noh, see kuraator, julgeoleku kuraator. Läksime, otsisime selle venna üles, näitasime, näed, neid kutsutakse sinna polaarekspeditsioonile Nõukogude Liidu 50. aastapäeva auks ja nii edasi. Ja siin üks kuradi miilitsemajor kipub seda kraavi laskma. See siis käis ära, saame tunni aja pärast kokku, siis tuli tal kuradi paberid rulli keeratud, ütles pasliiri pealt ka. Läksime sinna, uuesti Lasnamäel oli see kuradi miilitsejaoskond, läksime sinna ja just see major tuli välja ja nägi meid Tõnuga ja kui röökis ja ma сказал, võttis nii. See tõusis vaikselt üles ja spakoina, läks korra sinna sisse, noh, ma ei tea, kui kaua me seal ootasime, paar minutit. Siis jooksuga tuldi meie järgi, kus need komandeeringud on, kohe titsatid sisse ja valmis. Hoopis teise kuradi tempoga. Ja kui ma pärast veel ütlen, et veel korra olime piirilubadega mina pidi vastu, mida me ei teadnud, me võtsime kuni Dixonini saareni piiriload. Aga Dixon on Franz Josepi maal, aga Dixon on tolle põhjast kõikide saarte keskus. Rai Met Center, nagu me nimetati, Rai Meteor Center. Ja ülemus on seal. Aga nüüd oli eraldi luba vaja saada Franz Josepi maale. Ja siis me olime, kui me olime juba Dixonil, läksime kohaliku militsi ülema juurde. Tema ütles lihtsalt, see on probleem. Kui te juba kord siin olete, ju teil on vaja sinna minna. Hoopis mingisugune teine suurusjärk asja ajamises. Nii, lendasime Moskvasse 20. aprillil. Ja lennukiga läksime siis Nukovasse, noh, sealt mul oli kokku lepitud, et Keskraadioklubist tuleb veoauto, aitab neid ära viia, mida pole seda veoautot, Keskraadioklubi veoautot. Helistame Demjanovile, kõik rääkiesti, ühtegi autot ei ole. Et võtku meid sealt nii vasakult mõne auto, noh, üritasime, no ei ole keegi võtta. Ja siis keegi, see pakikandjates soovitas, rääkige bussijuhiga. Seal on 2 lennujaama vahel buss liigub. Noh, seal kuidagi tuli vasakule maksta ja kõik nii edasi ja ei olnud midagi. Buss viis meid ilusasti Domodedovasse ära ja seal siis edasi, alates Domodedovast kuni tagasi tulime, meie ise laadisime oma aparatuuri alati ise lennukile. Sellepärast, et me nägime, kuidas need kohalikud laadjad käisid, no kurat, seal mingisugune pakendi jäid lõpuks. Ja ise laadisime igal pool ja täpselt see Domodedovas ka ja siin on päevikus on kohe kirjutatud isegi niimoodi, et me pidi nagu idioodid olema kandnud edasi üles ja alla mööda seda Domodedova koridori neid oma kolu seal ketrisse ja ülesse. Ja siis ööbima, siis läksime linna tagasi, panime ära, asjad andsime ära, läksime Moskvasse linna tagasi, läksime Keskraadioklubisse, et vaja saada luba, meil on luba veel käes, jaama töötamisluba. Ja noh, siis saime kutsungi ja loa ja siis ajas Demjanov, see oli Keskraadioklubi ülem, kõik teised sealt oma kabinetist välja, siis meid ja Stonikud võõpjad ja tegi siis seifi lahti ja seifist võttis mingisugune pudeli jõledat kärakat siis välja ja siis valas meile siis me võtsime siis seal niimoodi reispassi. Leedu kärakas. Leedu. Nii, ja pärast seda me läksime, otsisime üles UA3CR-i ja istusime tema juures kodus. Vaat sellega on niisugune vanem traditsioon, kes on mu need lugenud, mu mälestus, ma kirjeldan seda. Mul on õnnestunud olnud niimoodi UA3CR-i juures kodus 2 ekspeditsiooni ära saata. Üks on, kui me saatsime 23. sektsiooni esimese ekspeditsiooni sinna Seva Vorobjov oli üks mees Moskvast. Saatsime Laputini juures niisuguse slaavlasliku põhjalikkusega ära. Ja 62. aastal saatsime teda ennast ära, ka tema juures kodus. Seva Vorobjoviga saatsime siis teda seal ära, ka niimoodi põhjalikkusega. No ja nüüd läksime uuesti CR-i juurde, et ta siis meid niimoodi ära saadaks ja seekord ka põhjalikkusega.
ja siis me läksime Domodedovas ööbisime suures ühiselamus, seal oli 113 voodikohta ühes toas. Tõsine. Ja hommikul järgmine päev läksime siis lennukiga ja ühesõnaga järgmine päev läks lend. Pidime siis sõitma sedamoodi, et Vorkutasse, see suur lennuk AN-10 sõitis kuni Vorkutani, Vorkutast siis Dixonini väikse lennukiga, mingisugune IL-2 tüüpi niukse lennukiga. Ja aga siis vahemaandumine oli siis seal Sõkõtõvkaaris komis, no ja siis selgus jälle muidugi nagu tuntud asjast põhjas ilma ei ole, lennuk jäi sinna Sõkõtõvkaari, seal mitmeks tunniks me käisime, siis otsisime Tõnuga sellest Sõkõtõvkaaris üles muidugi kohaliku söökla, et natukene on vaja sooja saada ja lõpuks sooja saime ja siis me kuulsime niisuguse üteluse Sõkõtõvkaari kohta, et selles on 10 000 toomikov või 30 000 koomikov. Üks venelane ütles, iseloomustas Sõkõtõvkaari, ma mäletan siiamaani seda. Ja siis põrutasime Vorkutasse. Vorkutasse pidi samaks ajaks tulema Dixonilt lennuk, muidugi mida ei ole, seda ei ole, Dixoni lennukit ei olnud. Siis, no ühesõnaga ei tea, kas ta pidi nagu välja lendama, see Dixoni lennuk, minna magama või mitte minna. No otsustasime, et läheme magama. No läksime magama ja hommikul oligi kella 8 löödi neid voodist üles, seal enne me palusime neid tädisid, nad neist üles lööksid, kui see Dixoni lennuk tuleb ja tuligi lennuk ja et kohe põstra kaup peale läheme minema. Ja nüüd juhtus niisugune asi, et me läksime jälle oma kraami peale laadima selle lennukile, see oli siis transportlennuk, niisugune IL-2 tüüpi ja aga kohalikud need laadjad seal Vorkuta lennuväljas nägid, et kuratmus, et teised laadjad tulid ja tõmbasid uttu, nii et me laadisime Tõnuga terve lennuki täis, kõik kaup, mis seal oli peale, et peaasi, et kurat minema saaks. Ja Dixonile ja vahemaandumisega jälle Dixonil läks vahepeal ilm hukka ja tuli niisuguses imelikus kohas nagu Kamenka, ma nüüd ei mäleta, eks oli Leena jões deltas või niisugune passiolog seal oli. No tulime maha, see lennuk sinna jää peale ja me läksime siis, otsisime, et noh, et kus seal siis on midagi Tšainaja või oli Tšainaja, läksime sinna ikka sooja saada, siis saime pärast ka veel seal kino vaadata ja siis me läksime veel korda sööma sinna ja siis teatati järsku, et lennuk läheb minema nüüd. Et kiiresti, et Dixonil tuli hea ilm ja noh, kes jõudis, see jõudis, aga seal ma tean, täpselt oli üks venelane, see ei jõudnudki lennukil enam peale, see sinna Tšainajasse. Ja Dixonile ja tulime maha ja Dixonil muidugi, ma pean ütlema, et võeti ilusti vastu kõik ja seal oli niisugused, viidi siis meid sõidutati Perevoskasse, see on niisugune koht siis, mina ei tea, lennujaama moodi või niisugune, kus siis kraami hoitakse ja kus siis piletid saab osta. No siis sinna panime asjad ja ühiselamusse. Aga ühiselamus oli, mina ei saanud aru, see remont oli, neid pandi ühiselamu raamatukogusse. Pandi sinna meile niisugused voodid ja noh, mis seal on, elame seal ühe päeva ära. Vett ei olnud, WC-d ei olnud ja kurat kõva uriinihais oli, mina ei tea, kus see kurat tuli, see oli õudne. Nii, sinna ühesõnaga, kui niimoodi öelda, et hommikus, tähendab, me jõudsime sinna siis 22. väga õhtu hilja jõudsime siis sinna Dixonile. Nüüd 23. hakkas see ootamine peale. Kõigepealt magasime muidugi ajavahe pluss 4 tundi, me magasime hommikul söögi maha. Aga lõunas käisime seal söömas, väga hästi saab seal süüa, ikka polaarjaamades toidud on niisugust head. Ja siis seal kohalik see ülemus nägi meid seal, me tutvusime ja kutsus õhtul enda juurde koju. No me mõtlesime ka, et no lähme, et siis tänane päev läks juba ära, et kurat lennukit ei ole. Kuulsime ainult hirmu ja õuduse jutte, et küll ühel lennukil pole enam lennuki ressurssi, üks lennuk tõmmati ninad peale puruks, tähendab,
talvel on nad jää peal, seal on see lennuväli. Ja üks oli siis kinni jäätanud ja siis ma ei tea, mis tark inimene oli siis hakkas, seal on üks suured puust, kui valdad on, sellega lüüakse siis nende suusad jääküljest lahti. Aga need olid hakanud kuradi traktoriga tõmbama ja tõmbasid lennuki nina peale ja noh, ja see oli niimoodi. Ja siis me natukene värisime, et kas me nüüd, kuidas siit ära minek on. No läksime sinna ülemuse juurde. Aha, Tallinnast, kui me läksime, tahtsime saada mingisugust Tallinna või Eesti kärakat, mingisugust kaasa, kas vana Tallinnat või mitte tuhkagi, mitte midagi. Poed olid meil siin siis tol hetkel nii tühjad, mitte midagi. Moskvast me saime osta 5 pudelit kaabreid kaasa ja 5 pudelit kaabreili ja siis lihtsalt kaarma, pudel kaarma, seda puskarit anti meile kaasa ka veel siin niimoodi. Nii. Ja nüüd võtsime siis sinna, läksime Tõnuga sinna, võtsime 2 pudelit siis kaabreili kaasa. Noh, istusime ja jõime siis, ajasime juttu ja jõime need mõlemad pudelid siis ära 3 peale. Siis ta ütles, tohtri peata, temal on väga head külmutatud kala. Võttis siis väljast akna taga nagu külmkapp, eks ole, tõrtis selle välja, sealt külmutatud stroganiinad, kala külmunud lõigud, väga hea. Ja tõid pudeli konjakit, jõime selle ka veel ära ja siis kõik что вам тут надо, noh, et meil on vaja ikka lennata. Хорошо, teise reisiga lähete. Väga hea, teise reisiga siis teine reis. Nii, millal see teine reis tuleb, esimest polnud läinud ju kuhugi veel. Ja 24. kuupäeval jälle ootamine, väljas 20 kraadi ja tõsine tuul purga. 25. esimesel reis jäeti ära, sellepärast et piloot oli purupurjus. Nii, ja teisel lennukil lõpeb ressurss. Nii, siis käisime saamas hankimas uut piiriluba. 26. jälle ootamine ei ole ikka. Ja siis käisime kohalikke amatööre seal külastamas ka ja läksime siis ka kollektiivraadiojaama UK 0 peateesse ja sealt me siis saime klubiga traafikut pidada, Arvo oli siis vastas. Nii, 27. läksime siis uuesti kohe sinna kontorisse ja sellel minekul oli veel üks suur eelis. Nendel oli seal veesüsteem selles kontoris. Me saime üle hulga aja hambaid, nägu ja käsi pesta. Sest me korralikult, sellepärast me siiani olime pestnud ennast väljas lumega, selle külma lumega lihtsalt. Ja hambaid niikuinii saanud pesta. Ja läksime, klubijaam oli seal samas kontoris, selle Dixoni klubijaam, läksime seda seal töötama. Nii. Ja hakkasime antennitöid tegema. Lugu on selles, et tõsiselt Põhjamaa mööda või Põhjamaa stiilis oli tõmmatud lihtsalt üks traat välja ja siis hakkasime teooriat tegema, kuidas me seda ikka kurandi käima saame, et ikka antennina töötaks ka. Ja lõpuks ikka saime korda, aga hirmus vaidlemine oli seal antenni teooria üle ja meil siin Tõnuga ja niuke. Nii. Ja 28. helistati hommikul kell 11 ja öeldi, täna lendab. Ja tegelikult oli ka, nii et õhtul kell 6 lennuk lendas. Ja siis läksime lennukiga ja ta ei läinud mitte otse Dixonile, vaid me sõitsime kõigepealt otse põhja Dixonilt. Seal on üks Sredni, see on Sverdlovi arhipelaagis on üks saar Sredni, seal oli sõjaväebaas peal. Ja sinnast ta tuli maha lennuk, seal oli sõjaväebaas, õhtu viidi meid siin ilusti sõjaväeosasse magama ilusti, hommikul tänitas mind, kuidas jõudis, sellepärast tema oli Kroonus teeninud, oskas voodid teha, kroonumeeste moodi mina ei osanud. No. Aga hommikul lendasime sealt edasi, aga kohalikud olid nagu väga, seal üks staršina ütles, no ärge lennake nüüd, võtame homme kurat kuulipildu kaasa, läheme jää neid mägesid laskma. No mingisugust vaheldustki oleks. Nii, 29. hommikul ühesõnaga startisime Dixoni suunas 2,5 tundi lendu ja jälle vastuvõtt väga hea, siis see on Dixonil
üleüldse Franz Josefi maa koosneb 176 väiksemast või suuremast saarest. Ja ühel nendest saartest siis asus niisugune observatoorium nimetati ja võt sinna observatooriumis, see polaarjaam ühesõnaga, olime meie teel. Seal oli osadel saartel sõjaväebaasid peal ja nii edasi. Nii, esimesel päeval ja meid viidi siis, meile jaoks oli valitud koht polaarjaamast välja, umbes 1,5 kilomeetrit lumiste küngaste ja taga oli seal üks niisugune puumajakene, mida oli kunagi ehitatud ionosfääri uurimiseks, sondeerinud, tähendab ionosfääri uurimiseks radariga. Ja seal oli igavene kuradi kaadervärk, vanatüübiline radar, mis oli selle sees ka, aga etlusid ta ei töödanud ja et me oleksime seal. Ja ausalt öeldes oli väga hea valik, seal oli nii jumala rahulik ja me ainult Tõnuga käisime sealt siis polaarjaamas lõunat söömas ja mõnikord õhtut söömas ka, sellepärast et seal ime hästi toideti, seda peab küll ütlema. Nii, ühesõnaga ja hakkasime esimese päeval kohe kuupi kokku panema. Kuramus, külm, 20 kraadi külm ja kõva tuul ja esimesel katsel vaat niimoodi paneme, vaat see on see daatša. See on see daatša ja nüüd paneme seda kuupi kokku ja esimese katse juures juba hakkas ta üles minema ja siis potsatas alla. Meil kogu see krempel läks käest lahti kuidagi ja kukkus otsa peale, raami peale ja mitte miski asi ei läinud katki. Ja siis me jätsime ta sinna maale, läksime sööma õhtusööki. Tulime tagasi sööklast ja siis ta läks üles nii nagu, ma ei tea, hopp ja oligi kurat see antenn üleval. Nii. Ja hakkasime siis, vasasid talle taha panema. Ja siis selgus niisugune asi, et lõppvast ei läinud käima. Ja tükk aega sai otsitud, mis viga on, siis leidnud transpordil oli see 34 pesast natukene välja põrunud, nii parasjagust, et kontakti ei andnud. Näed, siin ta niimoodi läkski üles ja see on siis, see on see daatša ja siin siis nende akende taga, see me pärast töötasime ja siin oli, esialgu magasime selles ruumis seal, pärast muutsime ringi. Aga jagi, see on see lokaatori jagi, millega nad ionosfääri seal põrutasid. Ja läbi selle akna oli jääkaru lastud. Ja selle jääkaru liha oli seal täitsa olemas külmkambris loomulik. Nii et meie igatahes proovisime selle jääkaru, me tegime raadiopäevakuul või mille puhul tegime vastuvõttu ja seal enda juures ja siis Tõnu valmistas siis jääkaru beefsteksi. Oli väga maitsev ja kui me tulime mandrile tagasi, siis me pärast saime sõimata, et miks pärast me nii rumalad olime, et need jääkarud siis ringi kooserdama ja ka Nova Semlial, aga seal on see kuradi aatomne polügoon. See liha võib olla täitsa radioaktiivne, aga keegi kurat ei mõõtnud siia. Aga see on kõik ära mõeldud, et meil on mõõdekus. Nii ja veel, mis? Kuup oli 3 bändi oma oli, tähendab, aga me 10 meetrit ei saanud mitte ühtegi sidet. Absoluutselt ei olnud levi, absoluutselt. Siis 30. nüüd see on, me jõudsime ühesõnaga juba see on 1. mai öösel siis kell 1.03 siis eitsime liiskut, kumb see hakkab ennem tööle. Ja liisk langes minu peale, nii et mina hakkasin siis algust tööle. No üldiselt enne seda oli veel niisugune asi, et kuna hakkas 1. mai tulema, üks oli järgmine päev 1. mai, 30. me saabusime sinna, oli kohe võõdatša. See on üks väga tähtis asi polaarjaamas, võõdatša. See on, antakse käraka. Ja oli ette nähtud norm. Pudelpiiritust 2, pudelpiiritust, kuidas see oli?
Niimoodi. Pudel piiritus 4 või pudel šampust 2, jah, oli nii, mul on siin kirjas. Võt nii. Ja siis muidugi asendada selle konjakiga või asendada ja kuidagi ja 1. mail oli, vabandust, see oli algus esimene võõdaad, see oli 30. vastu 1. mail oli 1 pudel konjakit, 4-tärnilist konjakit ninale ja vaat pudel piiritus 4, see oli naapahmeleenia järgmine päev. Muidu üldiselt on polaarjaam kuiv. Ei, kuiva seal, ta on kuiv seadus seal. Aga igal pool on inimesed. Esiteks me olime ka leidlikud. Vahepeal tuli raadiopäev. Ja siis me käisime küsima, see on riiklik püha. Nüüd on meile vaja anda, anti. Ja siis teine asi veel see, et laohoidja oli üks noor daam seal. No jumal, kui nüüd ei saa kokku leppida. Saime küll. Meil on, ühesõnaga, mina pean ütlema küll, et piirangud selles suhtes ei olnud. Aga see jagudus on, et lennuki aknast võetud, see ikkagi on üle Põhja-Väik. See oli, kui me sõitsime Dixonile. Jaa, see on üle Põhja-Jäämere. Nii, ja hakkasime siis tööle. Ja üldiselt ja siis hakkasime panema üles järgmisena ka pikalaine antenne. Ja siis oli Tõnu nii šokis kui šokis. Ma mäletan, ta loopis pliiatseid ja ütles, kurat, hullu maja ja kõik nii edasi. Kõik jaamad, Vene jaamad tulid 5-9. 5-9 kui paukuutest tulevad. Ja meid ei kuulda, absoluutselt ei kuulda. Meil oli Inverted V oli üleval. Aga see on see polaarjaam. Ja kui nüüd niimoodi võtta, et sest polaarjaamast ja tulla siia poole 1,5 kiltivat, siis siin oleme kusagil siis meie. Ja see on siin need polaarjaama majad on küll igasuguseid oli seal kokku pandavaid ja üks metallmooduleid ja nii. Ja see on meil paraadpilt sellest jaamast. Nii, ja siis 80 meetriga ja pärast nagu me proovisime küll täismõõdulist ruutu ja küll pikki traate ja kõiki, aga see Inverted V oli kõige parem, aga esiteks levi iseärasus, aga teine asi see, seal oli atmosfäär kristallpuhas. Aga meie olime seal Euroopas kuulda 80 meetril ju kärinamürina sees, eks ole, ja kõik. Ja see tegigi selle vahel. Seal oli, kõik jaamad tulid kolinal ja muidugi huvitav fenomeen oli seal, et levi 80 meetril oli rangelt pikki meridiaani. Näiteks, et 80 meetril me tegime katseid ka seal, et noh, et kas läheb lõuna-ameeriklastega, et proovisime ja neid ei kuulnud ega mitte midagi, absoluutselt. Ja eurooplastega ka, mida juba Lääne-Euroopas sinnapoole, tähendab meridiaanist kõrvale, nii kuradi raskeks läks seal, isegi ainukene Lääne poolt oli siis see John Owen 4 UN, see ainuke tuli ja siis tema oli seal vahepeal aitas meid ja nii edasi, aga nii. Aga iga päev tuli, mida siin päeval oli vastu? Neljapäeviti või eedeti? Ühel päeval nädalas oli jah, oli niisugune asi. Tähendab, kõigepealt veel niisugune asi, meil oli head kontaktid tekkisid polaarjaamas kohe. Head südamlikud inimesed ja me saime sealt 250 endale, nii et saime korraliku splitti teha. Et vasaga töötasime ja split oli, siis võtsime 250, me võisime kui laialt tahes siis minna. Üks asi ja teine asi, meil oli siis telefoniliin seal ja antennimastid Inverted V jaoks me saime ka nende käest seal. Nii ja siis sealt alati helistati. Nendel oli seal niimoodi, nad rakettidega saatsid üles sonde ionosfääri ja ionosfäär kuskil 115 kilomeetri kõrgusele. Ja see on 2-astmeline rakett. Ja esimene aste tuleb, ma ei tea, kuskil 20 kilomeetri pealt, siis ülevalt igase vihinanega alla. Ja siis nad telefoniga helistasid meile. Võtam, puti astaroožmik, streljать budem. No, mis kuradi moodi, sellepärast rakett niisugust sama vihinaga nagu üles läheb, ta tuleb alla ka ju kurad. No, mis moodi sa oled ja vaat siis niimoodi ta tuleb, et põmm, siin otsati maa sees, noh.
see on sreedine. Nii. Ja üldiselt siis hakkasime siis hakkas niisugune argipäevane töö meil ja meil tegime niisugust kavalast jagasime ööpäeva, jagasime 5 vahetusse. Sellepärast, et siis on iga järgmine päeval on teisel kellaajal. Nii et nihkega, nii et ei oleks, et iga üks on samadel päeval, samad kellaaegadel. Ja ainuke vahe oli lõunaaeg, sellepärast siis levi niikuinii ei olnud kuhugi poole ühelgi bändil miskis suunas, siis me käisime söömas. Ja teinekord siis me tegime samal ajal, tegime ka siis, jalutasime seal, vaatasime, kuidas suured merelõvid, niisugused 3 meetri pikkused, igased jurakad tulid jää pääle päikest võtma, väljas 20 kraadi külma. Ja isegi koerad kartsid neid, koerad ei läinud ka ligidale. Ja siis nii palju veel Polaarjaamast natuke, et Polaarjaamas seal kõik käib elektriga. Ja näiteks me käisime vaatamas seda elektrijaama, seal oli suured diiselgeneraatorid kogu võimsusega 1,6 megavatti. Ja näiteks seal oli niimoodi, et meil paluti, et me paneksime koormust taha, et muidu on halvasti diiselgeneraatori reguleerida, kui ei ole koormust taga. Siis meil töötas, meil oli toas oli 500 vattine pirnas valgus. Pliidid olid suu, sooja vesi käis kõik boileriga seal. Me elasime nagu kuningakassid, välja arvatud see, et WC-d ei olnud. WC oli seal samas väli äärmiselt lai ja niimoodi. Ahah. 250. Ei, see on üks pilt, on kohe 250 ka. Näite vaataks, see on 250 see pilt ka kuskil. Nii, siis ilus asi oli see, et 8. me tegime seal tõsise vastuvõttu. Tõnu tegi see karuliha värki ja muidugi, mis seal rääkida, asi läks vähe liialeks, kohalikud olid seal ka kaasas ja joodi ära kokku niisuguseda kõvat kärakat, 6 pudelit piiritust ja muidugi kuramus järgmise päeva kohta on niisugune päevikus niisugune sissekanne, kus sul see on? 2, vaatame 2. 2, 4, 6, 8. Tähendab 7. oli väikene vastuvõtt selle puhul, see oli niisugune kergem vastuvõtt selle puhul, et me saime 12 000 sidet täis. Ja selle puhul on ka märge, et sai võetud üks konjak lahti, aga see oli oma vahel. Aga 8. oli niisugune tõsine pidu, mis läks hommikuni välja kohalike nende vendadega. Ja siis on päevikus on niimoodi, magasime terve päeva, õhtul hakkasime korda looma, nõusid pesema ja nii edasi. Tööle hakkasime alates kella 10. Tundus, et selline suur kudemine ja oli üleüldine. Enne magama minekut oli suurepärane kuuldavus, kuid jaamadele vastamine käis üle jõu, lihtsalt keel oli sõlmes. Aga see oli ka ainukene tõsine pidu. Siis läks see töö edasi ja siis lõpuks oli siis see veel Miiru-Mir kontest ka, me tegime seal ka, mingisugune seal on välja pandud diplomi esimesest rajoonist, nagu kõige ägedam olime Mede. Nii, ja 13. me pidime 15. ära tulema. Oli kokku lepitud. 13. siis võiksime kõik maha, lasime antennid alla ja hakkasime pakkima aga tegime seal kohalikest torudest, mis me leidsime ground plane'i ja panime vasa veel üles, nii et me seal töötasime natukene vasaga veel ainult edasi, seesama diplom. Seal seda annab vasakule pööratada minu arvutis, aga paremale annab seda pööratada. Ja siis hakkas see tagasisõidu ootamine.
ja seal me nägime siis niisugust tõsist kohalikku vene venda ka niisugust, tema oli mehaanik lennujaama või selles elektrijaamas. Ja kui me päris äraminek oli ennem seda, siis istusime ka maha, mis seal jäägid olid, võtsime ja siis seal oli kohalikud vennad istusid ja nendel oli seal varutud ja meilgi siis küsisime niisugust, või tähendab, üks vend küsib, midagi pakrepši ei ole või? Vaat siis oli meil see kaarma piiritus läks asja ees. Andsime talle teeklaaside ja seda kaarma puskarit, see oli 80 kraadine. Viskas hinge alla, ütles, oi kui priatne napitak. Ja natukene maigutas, rебята, больше у вас его нет. On veel üks klaaside ja andsin talle teise klaaside ja ka viskas selle alla. Ja siis ütles, rебята, a мне пора на вахту. Tõusis püsti ja kurat nii sirgelt nii nagu poleks midagi teinud. Nii, ja kui rääkida veel, siis meil oli seal aega, kui me olime antennid ära pakkinud, hakkasime lennukit ootama. Käisime seal ringi, järsku nägime hirmsat, uhket polaarrebase lõksu raadioteel juhitavad. Ühesõnaga, et kurat, kui rebane läheb sisse, käib plõks ja mingisugune seal siis generaator annab impulsi ja pärast me nägime seda venda ka ja seda kui ta näitas. Siis temal töö juures, temal oli operaator mingisuguses seal ionosfääri järgimise jaam, siis temal kuradi selle ekraani peale tuli niisugune lõi kuradi impulsi üles, ahaa, rebane on sees. Ja polaarjaamades üldiselt inimesed tulevad sinna pooleks aastaks või 8 aastaks, kuidas keegi lepinguga on, eks nendel oli igad ja nad otsisid ka igasugust niisugust lisategevust või kuidagi nii. No nii, ja siis lõpuks hakkas pikka ootame ja veel, mis on hull, ilm muutus. Enne seda oli kogu aeg külmad ja tuuled ja siis läks sombuseks ja temperatuur tõusis. Kui me sõitsime Dixonile, siis ta maandus ratastega lumel. Lumi on nii kõva, nii seal tuultega ta puhub nii tihedaks nagu asfalt. Ja täpselt teda saab niimoodi saagida saega ja niimoodi kooliõpikutes on, kuidas eskimod teevad jääkuupidest niisugused oma maja. Ja tõesti, see on niimoodi. Me ei uskunud enne alguses, aga pärast seda ma nägin, kui see on. Näiteks suusatada selle peale absoluutselt ei saa. Ta on nii kõva, nagu kuradi asfalti peal käib suuda. Me proovisime, aga sest ei tulnud midagi head välja. Ja siis läks ilm sombuseks ja tekkis huvitav fenomen, hakkas või see lumi hakkas sublimeeruma ja ta läks nagu vatiks ja nii pehmeks, et ei kandnud enam lennukit suuskadel ja selleks tuli, et lennuvälja ette valmistada, siis tuli see vestehoodiga edasi-tagasi sõita ja trampida kinni, et lennuk saaks suuskadel maanduda. Ja siis me ootasime seda lennukit, ma ütlen kohe mitu päeva. Nii, 16. ootasime, 17. lennuväli lagunenud, tehti uuesti korda, 18. ei olnud lennukit, 19. pidi minema lennuk Rudolfil sealt Heisile, aga Rudolfil ei olnud rada valmis ja lennuk ei tulnud. 20. ei tulnud rebast, 21. ei tulnud, meil oli 1,5 kraadi külma, Tallinnas oli 28 kraadi sooja sel hetkel, Kuuteer ütles meile bändil. 22. ei ole. Ja 23. alles öeldi, et helistati, teate, lennuk võib tulla, aga võib ka, et ei tule. Aga lõpuks tuli. No, ja siis saime samal päeval lennukiga Dixonile ja seal oli järgmine šokk. Vorkuta Moskva reisil ära